tuleb juttu hammastest ja me hakkame vaatama seda, kuidas valmivad proteesid. Et see video tuleb mitmeosaline. Täna me näeme siis seda, kuidas valmivad hambaklambrid ja järgmine kord näeme seda, kuidas valmib hammas. Ja minu kõrval on Heino Kalm, keda paljud teist kindlasti teavad Rehepapina samanimelisest filmist ja teised kindlasti teavad teda muusikuna. Ja ka mina, Heino, nägin siin kõigepealt ansambli Õige valik koosseisus. Ja pärast ma hakkasin sind nägema Tartu Hoiulaenu ühistu sündmustel, et nii konverentsidel, jõulupidudel. Ja siis me vestlesime ükskord ja siis ma sain teada, et sa tegelikult oled hoopiski hambatehnik. Ja su kutsumuseks ja tööks on tegelikult teha hambaid. Nii, on mul õigus? Jah, nii see elukene on läinud. Ja täna sa siis teed siin meie silmade all klambreid. Ja klambrid on siis vajalikud selleks, et see uus hammas saabki genitada suhu, on nii, proteesi külge. Ja klambreid teed sa siis mingist spetsiaalsest traadist? Seda saate vaadata Heino Kalm YouTube'is, mul on need asjad seal kõik üle all, vähe peenemalt juba. Tähendab täielikult see valmistamise protsess. Aga täna me lihtsalt näitame, et kui natukene vaeva näha, siis ma ütleks niimoodi, et see klamber, mis ma siia sellele hambale peale teen, et see ei söö seda ära. Ja siis selle tegemise käigus ma põhjendan ära ka, et miks see asi nii on. Sellepärast, et selle 33 aasta jooksul on tulnud näha väga palju nüüd niisugust asja, et ühesõnaga inimesele pannakse see hamba proteesi süsteem suhu, aga klamber tehakse valesti. Ja tagajärjeks on niimoodi, et see klamber sööb hamba ära. Nüüd meil on vaja teha siia klamber. Ja selleks, et see klamber ei hakkaks iget häirima, selle jaoks ma tegin selle klambrile siia piiraja. Ja nüüd selleks, et teha siia klamber ilus, ma pean juba ette valmistama traadi. Niisuguse, et siit oleks see tõus nagu üleval, sest see hammas, tähendab iga puri hammas koosneb nagu oleks pool puri hambad kokku pandud. 2 tükki siia kuidagi on loodus või looja, kellele kuidas sobib. Nii. Ja kuidas nüüd teha? Ja näete, kui mul oleks tarvis nüüd niisugune ots siia väänata, siis ma see lööb plõks ja plõks. Nagu ta ei hoia hästi. Ja selle jaoks ma olen nüüd teinud nüüd niisuguse nipi, et ma keeran siin keskele. Nii. Niimoodi. Nii. Ja nüüd ma lõikan selle lahti. Naks. Ja näete, mul on teine nõuke konks olemas. Märgin siia peale ära, kust ma teen järgmise painutuse. Nii. Ma painutan selle ära ja siis vaatame ka, et mis kuju ma sepistasin. Väga peene selline nokitsemise töö. Nii. Ja selle klambri kuju, nüüd selle sama klambri kuju peab lõpptulemusena saama nüüd niisugune nagu siin see joonis näha. Ja nüüd näeme, et ma painutasin õieti. On ju näha. Et see on ilusti siin vastas. Nii. Ja nüüd kindlasti neiud see asi teid natukene siis huvitab ka. Ega te muidu poleks nõus seda asja filmima olnud, et ega. Nüüd tulebki siis niisugune aeg, kus me laseme vahal taheneda ja siis saame nende vidinete kohta siin kõike küsida. Miks see nii on ja miks see naa on? Mis materjali siis inimene endale suhu saab? Traadi saab suhu, vaha saab? Ei, vahaga tehakse ainult poroove
ja vahaga me kujundame tulevase proteesi kuju. Selge. Nii. Ja mis nüüd minu selle töö juures veel teistmoodi on, et minu jaoks on väga tähtis see, et need hambakaelad oleksid kõik ilusti välja töötatud ja siis kui hammas on suus ja inimene siit keelega nagu katsub oma iget, siis on, vaat sellel hambal on 2 juurt ja minu jaoks on ka see tähtis, et kõik see oleks kenasti. Siis, mis veel väga tähtis selle asja juures on see, et see suulagi oleks nüüd hästi sellele nagu inimesega sarnane, võimalik sarnane originaaliga. Mitte sarnane, vaid tähendab 100% klapiks. Ja need hambad on mingisugusest spetsiaalsest ainest. Need hambad on tehtud meil YouTube'is on film Heino Kalm, YouTube, E5. Sealt saab inimene vaadata, mis materjalidest ma siis neid asju teen. Need materjalid on kõik näha. Sul on kõik tegelikult näidatud, et täpselt, et kuidas ja. Nii et kes tahab sinult nagu tellida hammast põhimõtteliselt näeb täpselt, mis tema suhu tuleb. Ja. Milleks nüüd niisugust asja tarvis on? Siin on, ta on noor mees, kaotas selle hamba. Nii. Ja nüüd tal ei ole seda 2000, mis hamba istutamiseks vaja on. Aga niimoodi ta ei taha ka ringi käia, sest need hambad vajuvad pärast siia niimoodi nagu kokku. Nii. Ja siis mina teen talle siia ajutise vahehamba. Nii. Ja võt, ütleme siis niimoodi, et kui minul oleks luba valmistada inimesele nii otsast lõpuni, et mõõdust kuni valmis proteesini, siis mina võtaksin selle hamba eest siin 100 eurot. See on natukene väiksem kui 2000. Ja nagu sa näed see tume jutt näitab, et see on kõik kontaktis ilusti, eks ole. Nii. Nüüd ma pean hakkama teda siit painutama. Et Tenteses, tähendab Tallinnas Tentese hambakliinikus oled sa siis konsultant ja sa teed neile neid ei, tähendab, mina teen oma tööd, aga nüüd ma tahan seal Tenteses hakata välja õpetama seda oma tehnoloogiat, kuna minu aeg saab siin täis. Ja kui Tentes on nagu tunnistanud minu seda klambrite tehnoloogiat õigeks, mina olen neile neid klambreid nagu teinud ja nad on ise ka näinud, et tõesti need klambrid ei söö ära hambaid. Ma just mõtlesin, mis asi see on ja siis sa võtsidki selle. Mis asi see on? See on nüüd minul tuli. Nii. No ka sa näed siin metall läheb punaseks varsti. Aga siit näpuga ma hoian sellepärast kinni, et ma tunnetaksin ära, et kuumus siia ei tuleks. Nii. Täitsa muutis värvi. Nii. Ja nüüd me hakkame teda. No näed, siin on nüüd kõik minu näppude vahel tehtud vahast hambakujud. Miks ma seda tegin? Sest vaata, nüüd see asi on näeb niimoodi, et see inimene hammustab hoopis niimoodi. Kuigi alumised hambad peavad olema niimoodi, et nad on ülemiste taga. Aga siin on ülemised hambad alumiste taga, nagu sa näed. Nii. Siis aeg on nihutanud selle suudele ka niimoodi, et tegelikult peab, tähendab, vastashammas minema siia vahele see kolmnurk, aga siin lähevad otse. Nii. Aga järgmisel korral me vaatame, kuidas ma niisuguse hamba üles ehitan. Sest nagu me teame, siis igal asjal on vahe, et kas see tuleb vabrikust või see on käsitööna tehtud. Ja see on nüüd see silikoonvorm. Nüüd siin on need hammaste kujud sees. Selle vormiga ma teen nüüd nendest hammastest niisuguse rea, hammaste rea.
see on nüüd, siin on inimesel kõik hambad puudu, eks ole, nii. mis see on nüüd ühel inimesel ja nüüd selle teisele inimesele panen nüüd vastavalt tema igemetele selle roosa materjali siia, selle plastpassi siia külge. Nii, aga nüüd igal inimesel on see kujund siin erinev. Nii, ja nüüd selles vormis ma teen nüüd selle rea hambaid valmis, mis ma kannan siia nüüd üle ja pärast teen siis nendele valgetele hammastele, teen siis need igemed külge ja siis saabki minu protees valmis. Kui ma sain õigesti aru, ma küsin igaks juhuks üle, et ma saan näiteks sinult tellida hamba endale ja minna näiteks oma hamba arsti juurde ja lasta selle tema suu panna. Jah, nii saab jah. Ma saan siis selle nii-öelda käsitöö hamba endale. Siis, nii, no okay. Nagu ma siin näitasin, näed, niisugune suulagi, eks ole, nii. No ja nüüd ma näitan teile siis tööd, mis on kena noor naisterahvas, 2000 ei ole. Nii. Kuna see, kuna siia klambert üldse panna ei anna, eks ole. Nii, et selle saaks nagu 100 euroga, ma arvan, äkki kannatab firmal 100 euroga ta nagu inimesele anda. Aga siin on nüüd, näed mismoodi see sisse pandud. See nüüd ilusti see sisse pandud on ja sellel naisterahval nüüd siin kah seda 2000 eurot ei ole, aga see hammas on puudu, see 4. hammas tal. Ja siis ma tegin talle ühe niisuguse poolproteesi. Ja siin, kuna siin on nüüd see klambrite süsteem ka juures, siis selle hinnaks me leppisime kokku niimoodi, et ta annab mulle siis 140 eurot selle eest. Nii. Siis mul on traat makstud, see roosa materjal makstud, see hammas makstud. Ütleme, et ideaalis siis peaksid olema ikka kõik hambad suust, kui mul on näiteks 2 hammast püsivad puudu, kas see kuidagi mõjutab mind nagu 100 jooksul halvasti? Jah, sellepärast, et need hambad, mis sul seal vastas on, need kas ülemised hambad langevad allapoole ja alumised hambad tõusevad ülespoole. Kas meil see klamber on nüüd valmis või? Jaa, klamber on põhimõtteliselt valmis, aga tema tahab veel saada poleerimist. Nii, ja nüüd on meil see klamber poleeritud ja nüüd üks minu inglitest, kes annab selle inimesele üle, tema lemmiktegevus on see, et kui ma ütlen, et valmis on poleeritud, siis ta võtab selle ja paneb siia peale ja laseb selle klambri siia ilusti nüüd kinni. Et ta siis vahepeal transpordi käigus kuskile minema ei jookseks. Nii. Ja selle toimetuse kohta, no muidugi tuli see laul ka vist. Ma algus ei mõistnud. Miks ma niukseid sõnasid kirjutasin? Aga nüüd ma mõistan seda täiega. Kui ma laulan selle laulu refräänis ja su juurde saabub taevast valge ingel, et sa saaksid anda valgust oma hingest neile, kes on vaevatud, muredega koormatud, et sa saaksid anda valgust oma hingest. Ja see ongi see hinge valgus mul siin. Nii, nüüd me oleme siis näinud palju ja palju huvitavat teada saanud. Järgmine kord näeme siis seda, kuidas valmib hammas. Aga Einud, miks me tegime selle video üldse? Ma tahtsin Eesti rahvale näha anda, et see, mis ma 33 aastat tagasi õppisin neid klambreid tegema, on nüüd need, mis nüüd tavakasutuses nagu on. Et inimesed vaataksid
hambad, kus see klamber peal on, et sinna neid kaariase täpikesi ei oleks tekkinud. Nende klambritega, mis me nüüd täna nägime, nendega neid asju ei teki. Ja siis muidugi see, et kui juhtub mõni hambatehnik seda videot nägema, et ka tema õpiks selle ära, võtke minuga kontakti, Triin annab teile minu kontaktnumbrid. Ja siis nendele 2 hambahaldjale ma olen ka kirjutanud ühe loo tänuks sellele, et nad teid Eesti rahvale jagavad. Ja ma väga loodan, et ka teised tehnikud võtavad ja hakkavad nendesse klambritesse samamoodi suhtuma, nagu mina praegu olen seda teinud. Ma olen teinud seda väga palju aastaid ja Eesti rahvas on läbi indit saanud tuhandeid klambreid. Aga lase see lugu siis tulla. Aga nii me siis teeme. Ega naistega ei vaielda, siis on elu parem. Muret vaeva küll ja küll, tuleb elus näha sul kogu aeg. Arv ja õnnetus su kannul. Kahjuks päevi vähem, kus käid ainult õnne teid ja su päevadesse tihti vaeva pandu. Siis sa ootad, et su juurde saabuks valgus, mis on aegadele lõpp ja nende algus. Ootad valgust sa siis, et ta sinu nägis ja su päevad oleks täis vaid ainult. Elu ise muuta võib, valides sa tema teid ja su päevad saavad täidetud kõik armust. Kingi seda teistele, kellel muret vaeva veel ja su hinge täidab suur ja kirvas mangus. Ja su juurde saabub taevast valge hinge, et sa saaksid anda valgust oma hinge. Mille kes on valatud muredega, et sa saaksid anda valgust oma hinge. Kõigepealt tuli see laul ja siis tuli inglid. Väga kaunis. Aitäh!